laiendatud ohuala piiri. Seda ei ole selles olas, mis ta seal piiril kulgeb, ei ole vaja sulgeda. Me täna töötame selle nimel, et leida lahendusi ka selleks, et need otsad, mis jäävad ohualasse sisse, et ka neid oleks ikkagi võimalik kasutada, et kas ja kuidas see täpselt õnnestub realiseerida, vajab täpsustamist, aga me töötame selle nimel, et seda saab avastada. Millest siin meil võib-olla selle juures rääkida, et ettepanekud on tulnud ja erinevatelt turismi ettepanekutelt, kuidas seda laiendatud ohuala kasutada, milliseid kokkuleppeid teha, kui pikalt ette teavitada. Ma arvan, et see on kõik väga oluline, mis puudutab suurõppusi, mille puhul see vajadus eeskätt on. Need on üsna pikalt ette teada, samamoodi suuremad matkaspordiüritused, need on pikalt ette teada, et ma usun, et siin on täiesti osapooli rahuldavad lahendused selles osas olemas. Mis puudutab suusaradasid, siis ka sellega on mõeldud ja selles protsessis me töötame selle nimel, et lahendused leida, et neid on võimalik koos kasutada, see, et Kaitsevägi sõidab nendel teedel ja samal ajal seal on võimalik ka suusaradasid siis kasutada, neid ei lõhuta ära selles mõttes. Siis natuke uuringutest, et uuringud siin pisut juba puudutagi taimestiku, linnustiku, Metsise, Tedre ja Kotkaste uuring, et see on tänaseks plaani võetud. Siis on ettepanekuid tulnud liiklusuuringute kohta. Liiklusuuringutega on see teema, et me näeme, et see uuring antud protsessis tegelikult meid kuigivõrd ei aita. Ma natuke täpsustan seda, mis sai öelnud eilsel koosolekul, et kuidas toimub teekoridorides mõju hindamine. Me modelleerime militaarmüra mõju, see militaarmüra ulatub ilmselgelt ka sinna teede piirkonda, et seda me modelleerime. Et mis puudutab nüüd seda tee enda kasutamise mõju, siis seal me kasutame olemasolevaid andmeid selle kohta, milline on, ütleme, liiklus Narva maanteel, Piime maanteel, kui palju seal neid peresid on, kes seal eeldatavasti tihedalt liigume, suhtleme kaitseala kasutuse osas, Keskkonnaameti ja RMK-ga, me kasutame seda infot ja me ei näe, et see uuring seal põhimõtteliselt seda pilti muudaks olukorras, kus tegelikult see suur osa koormusest, mille pärast muret tuntakse, tuleb Kaitseväe enda poolt ja tegelikult see sõltub väga palju jälle sellest, et kui palju meil neid liikumiskoridore siis täpselt kasutuses saab olema. Et sellest tuleb see hinnang müra kohta siis teedel ja sealt edasi juba soovitused selles osas, et kas on vaja leevendavaid meetmeid kasutada või ei ole vaja kasutada. Kuna jutt käib nüüd liikumiskoridor, kui me räägime liikumisuuringust ja nendest juurdepääsuteedest, siis need jäävad väljapoole planeeringuala. Nendele meetmed planeeringuga ei kehtestada, kui seal tuleb see päriselt see tee rajamine Kaitseväe vajadustega seoses, seal seda täpsustatakse projekti raames, tehakse koostööd kõigi maaomanikega, võib-olla seal tekivad mingid täiendavad uuringud selles protsessis, aga meile jääb hinnangu tasemel olemasolevate andmete põhjal, me ei näe, et oleks põhjendatud seal mingit muud teha. Siis ettepanekud Keskkonnaameti poolt on tulnud veetaseme modelleerimise kohta. Meil on tegemist planeeringuga, meil ei ole projekti, seda arvestades meil ei ole võimalik teha kindlasti lausalist veetaseme modelleerimist. Me tugevneme hinnangutele, kus võib probleem olla, millised tegevused on plaanis. Võib-olla mingites lõikudes me tõesti ka eskiistaseme täpsusastmes projekti teeme ja seal midagi modelleerime, aga tõenäoliselt ei ole see lausaline. Ja kui mingil hetkel see vajadus tekib, siis seda võib olla vajalik teha hiljem või siis teine variant, et me pigem hindame mõjusid üle ja lähtume sellest enda edasiste tegevuste planeerimisel. Siis uuring inimeste meelsuse selgitamiseks, et meie hinnangul on see asi, mida tegelikult need samad avalikud arutelud suuresti täidavad ja selles protsessis tegelikult, nagu on siin varem öeldud, et selle Soodla harjutusvälja planeerimine on käinud väga pikka aega. On erinevatel kooskõlastusringidel, ettepanekute kogumise ringidel käinud veel enne avalikustamist, et meil on päris palju infot selle kohta, mis on murekohad. Nendest samadest kirjadest, mida siin tuli palju ja olid üsna pikad, siit tuleb väga palju infot selle kohta välja, mis on see meelsus, mis on see mure, et ma ei näe, et see uuring selles osas oluliselt saaks pilti muuta. Siis asjakohaste mõjude selgitamiseks, siin nagu korra juba varem sai öeldud, siis
KSA programm iseenesest ei ole see koht, kus fikseeritakse asjakohased mõjud, nii nagu see tehakse keskkonnaõiguses. Need selguvad tööprotsessis. Küll aga ma pean vajalikuks selgitada, et kui me räägime ka siin asjakohastest mõjudest, siis meie lähtepunkt on see, et harjutusväli on konkreetses asukohas tänasel hetkel asutatud ja need mõjud, ütleme nii, et need väga palju väljapool harjutusvälja ei sõltu sellest, kuidas toimub planeerimine harjutusvälja sees. Et selles vaates, et kui me mõtleme siin mingite turismiettevõtetele avalduvale mõjule, siis tõenäoliselt sellest väga ei sõltu küll, aga kindlasti me peame vajalikuks teha koostööd turismiettevõtetega. Meil on saadetud kiri, kus on alla kirjutanud päris suur hulk ettevõtjaid ja selle suunal me plaanime kindlasti kohtumisi. Siis sinna samasse nii-öelda auku läheb ka kinnisvara väärtuse hindamine. Kinnisvara väärtuse hindamisest oli üsna palju juttu ka tegelikult keskpolügooni riigi eriplaneeringu koostamisel. Seda täitsa tõsimeeli üritati ka seal teha, aga jõuti selleni, et seda muutust, inimeste silmis ilmselgelt langust, seda ei suudeta usaldusväärselt tõestada. Kui palju ta muutub, kas ta muutub, tõenäoliselt ta muutub, aga seda ei suudeta fikseerida. Ehk et sellised majanduslikud mõjud ka kinnisvarale avalduvad mõjud taanduvad väga suuresti sellisele kompenseerimise teemale, mille kohta tuli hästi palju ettepanekuid, aga need kompenseerimismeetmed on need, mis ei ole ruumilise planeeringu osa. Ruumilises planeeringus me kehtestame meetmed, mida on võimalik ellu viia selle planeeringu ala väljaarendamisel, osaliselt ka selle kasutamisel, aga need kompensatsioonimeetmed ei ole need, et selle info me korrame üles, selle info valguses on poliitikutel see võim, et otsustada, kas ja milliselt neid meetmed siis jagada. Kaitseministeerium on ise omal algatusel aastast 2019 makstud heade kavatsuste kokkuleppe raames valdadele, kelle territooriumile jäävad harjutusväljad hüvitisi. Hüvitamine on plaanis viia määruse tasemele, sellega püsivaks. Need põhimõtted on plaanis muuta. Millised täpselt saavad olema, see ei ole hetkel veel päris paigas. Selle määruse eelnõu koostamine käib Kaitseministeeriumi valitsemisalas. Ma loodan, et üsna varsti, nagu paari jooksul, see jõuab meie majast välja ja saab ka avalikult kommenteeritavaks, kaasa mõeldavaks. Ja siis on juba poliitikute otsus suuresti, et kuidas me edasi liigume, et me kõik teame riigile palju rahalisi vajadused, kuidas ja kui palju siis otsustatakse täpselt suunata. Natuke oli juttu ka riskihinnangutest. Riskihinnangud iseenesest ei ole keskkonna hindamise osa, kui me räägime konkreetselt sellest ettepanekust teedega seoses, siis need on avalikult kasutatavad teed, nii nagu peavad meie kaitseväelased lähtuma reeglitest, nii on vaja ka inimestel, kes seal kõnnivad, ikkagi tähele panna, et kus nad on. Et päris kõik ei ole võimalik ette ära teha. Siis on ettepanek kultuuripärandi dokumenteerimiseks. Päris eraldi kultuuripärandi dokumenteerimise uuringut me ei pea vajalikuks, küll aga nagu juba varem öeldi, toimub arheoloogiline uuring. Täitsa võimalik, et selle raames tuleb välja mingid kultuuripärandi objekte. Võimalik, et sealt lähtuvalt võetakse ka juba riikliku kaitse alla midagi võib-olla me saame enda jaoks siin ära märkida. Ja kui on inimestel teadmist, et seal on mingid kultuuripärandid, siis selle info me korrame üles ja hea meelega kuvame kui kaardirakendustel. Ja tervisemõjude uuringust on nii palju, et tervise mõjud sellisel kujul, mida siin ilmselt on silmas peetud, ei ole taaskord ka üks mõju hindamise osa. Need on eraldi suured uuringud meie enda mõju hindamisel. Lähtume sellest, mida erinevatest tervisemõju uuringutes siis räägitud, olgu see siis müra või vibratsioon ja siiski ka minemata liialt detailidesse, sest et eeskätt on selle mõju hindamise ülesanne lähtuda, nendes mõjuhinnangutest lähtutakse eeskätt piirnormidest. Kui me räägime mõjust inimesele, kui me räägime elustikule, siis seal on oma kriteeriumid ja elustiku ekspert on see, kui on oluline või ole. Seda müra teemat me oleme siin üksjagu juba puudutanud, natuke puudutab veel. Ehk siis militaarmüra hindamiseks on tellitud modelleerimine. Seal on erinevad stsenaariumid, keskmised harjutuspäevad, üksikud mürasündmused, suurte relvade, suuri laskusid, nende müra näitajate, need on tõlgendatavad, teisendavatavad ka vibratsioonimõjuks, ka selle kohta tulevad vastused hinnangud sellest välja. Siis on tehtud terve rida ettepanekud selles suunas, millal ei tohiks harjutusvälja kasutada, mis päevadel, mis kellaaegadel ja nii edasi.
Võib-olla seda oskab siin portfelli juht paremini kommenteerida kui palju, aga jaa, kindlasti mingitel hetkedel käib, et kui pidev ta on, ma ei tea, kindlasti me välistada seda ei saa, aga nii palju kui võimalik, me arvestame nii pühadega, nädalavahetustega, et see sõltub hästi palju omakorda sellest, et kui palju meil on harjutusväljasid reaalselt kasutada. Et täna meil on väga suur harjutusväljade puudus, et see on üks osa sellest, miks see täna ilmselt toimub. Siis ettepanekud selle kohta, et peaks olema müraseiret ühes ja teises kohas. Müraseire meetmed selguvad mõju hindamise tulemusena, mida peaks tegema, kus peaks tegema, kuidas seda kõige õigemalt korraldada. Asjakohastest mõjudest tegelikult rääkisime, siin veel mõned üldisemad teemad, mis tegelikult vist juba varem läbi käinud, midagi väga uut siin ei ole. Võib-olla eraldi märkimist, mis puudutab teavitamist, et see teavitamine ei ole ruumilise planeeringu osa, seda planeeringule otseselt ei kanta küll, aga see on kahtlemata väga oluline osa ja aitab ka meie silmis mõjusid leevendada, et sellega kindlasti tegeldakse. Me oleme saanud indikatsiooni, et see jätkuvalt ei ole just päris nii hea, mida võiks olla. Korrame siit neid probleeme üles ja püüame neid parima võimalikul viisil lahendada. See on kõige viimane fail, see on kõige viimane fail, et ma ei... Me oleme eile otse ülekandnud, see ei ole vaja lihtsalt korda. Jah, ja see jääbki ette, et nagu ma juba kommenteerisin, see ongi viimane fail, ma tõesti räägin pikemalt ja seda ma kordama ei hakka, et see teema on tegelikult läbi käinud. Et ma võtame küsimusi. Jah, mina nüüd siin erakond Eestimaa Rohelistest, et olen mitmel sarnasel koosolekul olnud, ma pean ütlema, üks asi, mida ma siin jällegi näen tegelik ja sisuline kaasamine, te ei kaasa mitte kedagi. Te ei kaasa, te olete otsustanud ära, kes Kepast ja Puhkib on otsustanud ära, et nad teevad 04 sinna kohta selle väljaku härrased. Ohvitserid ütlesid, et teil ei ole vahet, kus nad harjutavad. Aga teie valite meie selle piirkonna kõige kaunima ala, mis on Natura kaitseala, täis liike, mida ei ole võimalik ümber asustada. Need ei ole võimalik ümber asustada. Ütleme ausalt, et teie töö on väga halb. Mina paneksin sellele hinde 2. Ma kordan seda, et see harjutusväli on asutatud juba aastal 2014. Juba siis oli öeldud, et selle harjutusvälja planeerimiseks koostatakse riigi eriplaneering, millega täpsustatakse harjutusvälja piiri kulgemine. See otsus ei ole täna tehtud siin. Täna me tutvustame seda programmi, mille mõjusid me hakkame hindama. Eskiisi. Kas te tahate seda harjutusala laiendada või te ei taha? Harjutusala me ei laienda, harjutusala on moodustatud. Me täpsustame seda piiri kulgemist, et ilmselt need muutused selles piiris on väikesed, kus on võimalik sellega mõju loodusele vähendada. Aga võtan järgmised käed. Ja, siin oli ja siis kohe. Olen Alaküla, Valge külavanem. Et kui Kaitseministeerium tellijana andis teada praegu kirjelduses, et kinnisvara väärtust ei ole mõtet tegelikult hinnata, see ei ole tehtav, seda on proovitud. Nüüd programmis ametigi on ju vara hindamine sotsiaalmajanduslike mõjude all ette nähtud, et küsimus siis hindajale, et mida siis kavatsetakse hinnata, kui tellija ütleb, et seda niikuinii teha ei tasu. Teine küsimus on ka, kuna mikrofon läheb ära, on siis leitnandile, kolonelleitnandile, et põhjendage palun seda sõjalist vajadust, seda harjutusvajadust metsa mahavõtmise järele. Et kui programmis on 95% metsa maha võtta, et kas sõjaväelane kinnitab seda, et harjutuste läbiviimiseks peab olema plats lage. Mina ise olen seal väljakul 35 aastat tagasi harjutanud, siis oli seal 2 mets, kui seal oli teine sõjavägi. Vastan siis kinnisvara hindamise osas, et ettepanekud, mida Kadri tutvustas, puudutavad konkreetsete kinnistute hinna määramist. Seda ei ole tõesti võimalik teha, sest see lisaks siis riigi eriplaneeringu kehtestamisest või
tulenenud nii paljudest muudest asjaoludest, näiteks pankade laenupoliitikast. Mõju hindamise käigus me hindame üldiselt seda, kas on olulisi mõjusid, mis võivad kinnisvara väärtust mõjutada, nii nagu seda keskkonnamõju hindamist puudutav seadusandlus nõuab, seda tehakse kõigis mõju hindamistes sellisel üldisel tasemel. See väljendub, millest see hinnang? Et see väljendub, see hinnang siis millele? Te ütlete, et on mõju või ei ole mõju või te olete mingid suud? Meil on õnneks täna kohal see ekspert, kes seda hindama hakkab, Henrik, et kas sa tahad täpsustada, mida sa kinnisvara hinna väärtusel? Hendrik Puhkin ja teeme lühidalt. Siis mõjunduse käigus hinnatakse tõepoolest siis mõju varale ja mõju selles mõttes, et mitte kindlasti nagu vara väärtust või rahalist väärtust, sellega mõju hindamine ei tegele. Vaid kas kavandatav tegevus, kas see võib mõjutada selle vara kinnisvara nii-öelda seisundit või mõjutada seda, mis võib siis hiljem mõjustada juhul, kui keegi soovib müüa seda väärtust. Päris segane ütle, võin küll ära saada. Ausalt. Selles mõttes, et kinnisvara on võimalik ära hinnata. Kinnisvara maksab täna X. Minu kinnistu maksab 500 000. Kui mul tuleb laske Tiirseni kõrvale, hommikust õhtuni käib põmmimine, siis öeldakse mulle, et Margo, sorry, sinu maja maksab täna 2 sotti, ma ei ole rohkem nõus maksma. Mina kolin ära sellepärast, et mul on närvid läbi, ma ei suuda selle enam elada. Siis on tegelikult täna see, et 500 000 saab 200 000. Aga kuhu jääb mu 300 000, ma küsin? See nagu mäng avaldamisest küsiti peale maratoni on ju. Et ma ei tea, kuhu need sekundid kadusid. Aga kuhu kadusid tunnid? Jah, et veel kord, et rahalise väärtusega mõju hindamine ei tegele. See on selge, et see varamise väärtus. No, kui te niimoodi ütlete, siis see võib-olla niimoodi on, aga mõju hindamine sellega ei tegele. Mõju leevendamine, see, et ma kodus muusika kõvemaks. Ma võin natuke veel selgitada seda poolt, et kuidas on olnud varasemalt see praktika, mis puudutab kinnisvara väärtust, siis minu kogemuse põhjalt mulle teadaolevalt, et selle kinnisvara väärtuse põhiliselt moodustab ikkagi see kinnisvara ise, tema seisundit. Aga siis on ju võimalik see ära hinnata. Jaa, see nõus, just nimelt. Praegu toimub see väärtus on võimalik loomulikult ära hinnata, aga kui palju see kavandatav tegelikult mõjutab seda väärtust? Meie abikaasaga konkreetselt oleme viimase 2018. aasta sügisest kuni tänaseni investeerinud Raudoja külla oma talu ehitamiseks 500 000. Oleks me teadnud, et siia tulevad täristama rohelised mehikesed, me kindlasti seda ostnud ei oleks. Täna on see, et me tegelikult kaotame selle raha. Meil röövitakse see raha ära. See sama haridusväli on aastast 2015 olemas ja maavaraplaneering. See, mis oli 2015, oli kukepüst selle kõrval, mis on täna. Te räägite samamoodi, me räägime kaasa rääkimist. Me esitame. Meil tegelikult 42 inimest või ühendust esitavad teile oma ettepanekud. Ja te vilistate kõikidele ettepanekutele. Täpselt nagu eile ütlesite meile, et te kaalute ainult ühte, mis on see laiendatud ohuala piiri tõstmine, aga mitte midagi muud. Sülistada näkku. Saate aru, mitte ühtegi, mitte ühelegi. Ei, ma räägin, et see oli ainult üks teema, millele te puudutasite nendest 42 ettepanekust ja arvukatest küsimustest. Minu abikaasa esitas teile küsimusi, kas oli 28 või midagi sellist olnud. Need jooksid ka seal teile läbi. Ei, seda pole võimalik, seda pole võimalik. Riigikaitse kaalub üle, on kõik tund. Inimestest lihtsalt sõidetakse tangiga üle. Inimestest tekib suur kodumaa armastus ja suur kaitsetahe. Et selles mõttes, et meil on täna küsimus, et me peame leidma kuskil kompromissi. Palun tuge istume Soodlaga kaitseks MTÜ-ga lauada maha ja hakkame otsima neid ümarkohti siis. Liipime neid hulki maha kuskil. Leiame teise koha. Selle ära
võetakse läbi riigi eriplaneeringu, sest ilmselgelt meil on asju, on objekte, mida riigil on vaja, aga mille mõjud on sellised, mida teistmoodi ei ole võimalik planeerida. Otsustabki, nii ongi. Jaa, aga valitsus me teame ju, punane on rohelise kostüümiga. Aga tulete ju siia, ütled, et kaasate riigile. See on ju Kaasama. See on planeerimisprotsessi kohta. 19.52 me pole saanud esitada küsimusi. Ettekande tuli teisele nagu otsa. Neid küsimusi on esitatud kirjalikult, nad saavad ka kirjalikult vastatud, mis on esitatud. Kas ma saaksin paluda, et me Tallinna esija on meid kätte saanud ja meie neid ka, et me oleme suhelnud. Ja meil on arutelu, meil kas on veel mõni küsimus? Reaalne küsimus? Andke märku. Reaalne ettepanek, paluks protokollile, et tänane koosolek oli väga tugev, innovatiivne, aga seda informatsiooni jäi nagu vaja. Seda jäi vajaka ja aega jäi väheks, kaasamist ei toimunud ja ma palun seda protokollida. Protokollina. Just, ehk siis tänane Kristina Kamps-Valge, et see eskiisprojekt ja mis ta siis on? Eskiisplaneerimist. Ja planeerimist, mis ta siis on, et täna pannakse see lõppule. Kas me võiksime seda pikendada? Kas me võiksime seda arutelu siis pikendada? Te mõtlete tänast arutelu? Tänast arutelu ilmselt siin kõrval on võimalik jätkata nende inimestega, kellele küsimused on, jah. See on seadus, seda teada, et kaasamine peab ka näima sisuline, mitte ainult olema sisuline. See, mis praegu on siin, et meile tehti lihtsalt mingi 2 tundi räägiti mingi näidati slaidi, mingi tulima juttu, nii saab olema kõik. Kas te arvate, et parem oleks olukord, kus me kui me teame, et me reaalselt ei saa seda arvestada, kas see oleks nagu parem variant? Et pigem me oleme täna ise pidanud vajalikuks kaasamine, salvestame, ma ei tea, kui palju see siia puutub, et me oleme püüdnud teiega olla nii ausalt kui võimalikult selles osas, kuivõrd meil on võimalik nende ettepanekutega arvestada, kuivõrd mitte. Päris palju selgub mõju hindamise protsessis, mis on ju alles tulemas. Teie ettepanekud on täna võetud teadmiseks, ka mõju hindaja teab, et taustal arvestab mõjude hindamisel kui teie kui huvigrupi huvidega. Kaalutakse erinevad ettepanekud, erinevaid huvigruppe, eraisikuid, ettevõtteid,